loomad, linnud, sellised asjad kõige rohkem. Kõige vahvam on jah, neil, kui nad saavad vaadata, kuidas noitsupõisad toimetavad ja poris püherdavad ja samamoodi kanad. Meil on umbes 200 kana siin ja lapsed saavad neid oma käest toita. Samamoodi nad saavad näha, et kuidas see muna siis täpselt ikkagi sealt kanalast tuleb. Otre mul on vaja kasvatada selle pärast. Esiteks on noitsul põissal vaja midagi süüa ja teiseks on vaja kanadel midagi süüa. Ja järgmine aasta tuleb siia mõni liblikõieline kultuur. Need on sellised asjad, mida mahepõllumajanduses kasutatakse väetistena. On väga palju inimesi, kelle jaoks on maale tulek ja kogu selle mahepõllumajandusega tutvumine ja nende loomade vaatamine, et see on nende jaoks nii põnev. Ma usun, vähemalt meile siiamaani on eelmisest aastast tagasiside tulnud ja ka see aasta juba inimesed on väga tänulikud, et neile sellist võimalust pakutakse.